Tere, AP Forex Estonia kogukonna liige ja tere ka siis kauplemishuviline. Minu nimi on Jaak ja täna siis on neljapäev, 4. juuli ja nagu meil siin kombeks on saanud, siis ikkagi teeme iga nädal sellise väikse vahekokkuvõtte ja kuna täna ma ei saa live kõne teha, sest et ma olen siin Soomes kuskil, lihtsalt ei ole võimalik, siis ma tegin sellise salvestuse. Kui on küsimusi, jäta kommentaaridesse, kui sa tead mind isiklikult, siis loomulikult võid mulle kirjutada. Kommentaaridele ma siis hiljem vastan ja tänase video sisu siis käime üle erinevate tarkvarade tulemuse, kuidas neil vahepeal läinud on. Räägime ka Kraitose tulevatest uuendustest ja siis loomulikult räägime ka natukene mindsetist ehk siis nii-öelda meelestatusest. Aga ilma pikema jututa siis loen ka ette riskihoiatuse. Forexi finantsoptsioonide, tavaliste optsioonide, aktsiate ja muude väärtpaberite kokkuvõtlikult varaklassid kauplemisega kaasneb oluline kapitali kaotamise oht. Kauplemiseks tuleks kasutada vaid riskikapitali. Mis tahes varaklasside kauplemine ei sobi kõigile. Mineviku tulemused ei garanteeri tootlust tulevikus. Nendes esitlustes edastatav info ei garanteeri mitte kellelegi kasumeid ja samuti ei garanteeri kellelegi kahjumite vältimist. Enne kui mõne varaklassiga kauplema hakkad, konsulteeri enda professionaalse maakleriga, finantsnõustaja või finantskonsultandiga, et välja selgitada, kas valitud varaklassis kauplemine on sinu jaoks sobiv. Investorid, kes kauplevad mis tahes varaklasse, peaksid kauplema juhul, kui investor saab endale lubada investeeritud kapitali kaotamist ilma, et see tema elustiili ja või heaolu negatiivselt mõjutaks. Mitte ükski kauplemisstrateegia või meetod ei välista kaotuste riski, mitte ükski kauplemisstrateegia ei ole riskivaba ja mitte ükski kauplemisstrateegia ei garanteeri kasumit ega kahjumite vältimist. Lisaks kapitali kaotamise riskile lasub investoril ka risk kaotada rahatehingute avamisest ja erinevatest kauplemisega seotud komisjonitasudest või teenustasudest tulenevate kuludega seoses. Enne kauplemisega alustamist veendu hoolikalt selles, kas mis tahes varaklassides kauplemine on sulle sobilik, lähtudes sinu varasemast investeerimise kogemusest ja finantsilistest ressurssidest. Kõikide sinu tehtud kauplemisotsuste eest tasub vastutus sinul ja ainult sinul. Kõikides Avore Prime ja AP Forex Eesti esitlustes, vestlustubades ja kõikides teistes suhtluskanalites esitatud info ei ole mõeldud mitte kellelegi kauplemistehingute soovitusena ega ka mis tahes tehingutesse minemise üleskutsena. Et alati tasub siis neid riskihoiatusi tõsiselt võtta, sellepärast et juba ainuüksi nende kuulamine, nende mõttega kuulamine aitab hoida oma siis ootused realistlikul tasemel ja loomulikult aitab siis ka vältida rumalate otsuste tegemist. Aga lähme siis kohe tulemusteni edasi. Võtame siit lahti siis tulemused, kõigepealt räägime Flashist. See on siis minu enda konto, Flashi testikonto, mis on jooksnud siis selle aasta märtsist alates. Live konto, mis on siis teinud selle ajaga keskmiselt 3,4% kasvu kuus ja drawdown on väga madal, ehk siis avatud tehingud on maksimaalselt olnud 5% miinuses kogu selle perioodi vältel, millega ma isiklikult olen väga rahul. Üks teine Flashi konto, mida ma tahan näidata, on siis teinud 536% kasvu, jah, kuulsid õigesti, tõesti on üle 500% kasvu teinud ja see on siis jooksnud alates veebruari lõpust 2022, mis on siis väga pikk aeg. Et kui siin mõni mõtleb, et et sul on ainult märtsikuust jooksnud see, et see ei näita veel mitte midagi, jah, selles suhtes on sul õigus, aga nüüd see konto, mida ma praegu näitan, mis on siis jooksnud veebruari lõpust 2022, see on siis 2,5 aastat umbes käinud juba ja selle ajaga teinud siis päris korraliku tulemuse. Loomulikult drawdown on ka vastav, 60% on siis olnud vahepeal konto miinuses, aga suures plaanis ikkagi töötab. Mina isiklikult sellise riskiga ei jooksuta, ma jooksutan madalama riskiga ja siis aasta pärast eeldan, et võiks olla seal mingi 50–100% ees, millega mina isiklikult oleks ülimalt rahul. Mis puudutab siis Flashi kasutamist ja näiteks seadistamist, et kui on huvi endal Flashi kasutama hakata, siis seadistus on olemas, lihtsalt ongi vaja graafikud lahti teha MetaTraderis ja siis vastav seadistus peale panna ja ongi kõik. Ta tegelikult mingit erilist vaeva ei nõua, ei pea olema mingisugune tuumateadur või mingi raketiteadur selleks, et neid tööriistu kasutada ja jookseb ta siis täiesti käed vabalt. Edasi läheme siis Gearboxiga.
kuna Gearboxil avalikke kontosid väga palju ei ole, eriti sellised, mis veel praegu nagu aktiivselt uuendaksid ennast, siis ma otsustasin panna käima testikonto endal, kasutades siis 2 paari Eurust ja Ust-käed, mis on siis peamised paarid, millega Gearbox tulemust teeb. Ja nagu näha, siis töötab väga hästi. Keskmine tootlus on olnud siiamaani 3% kuus ja avatud tehingute miinus on olnud siis maksimaalselt 2,5%, mis on ka ülimadal tegelikult. Ma arvan, et ma võin isegi riski tõsta sellel kontol. Ja tõesti see jooksutab siis ainult, siin on näha ka aprillis on kõige parem tulemus 4,25 ja see tõesti jooksutab siis ainult 2 paari korraga ja Sweak seades täiesti käed vabalt, mitte midagi siin ei tehta lisaks, et selles suhtes Gearboxil on ka tulemas välja uus versioon varsti, kus on siis ka hedging engine nii-öelda siis toetavate või siis nii-öelda kindlustavate tehingute loogikat on muudetud ja see loogika on siis muudetud viimase 2-3 aasta live data põhjal. Ja seal on mõned asjad veel, mis tulevad juurde, et Gearbox muutub turvalisemaks, ehk siis Gearboxi saab hakata kasutama ka indeksite ja JPY paaride peal, kui see nüüd peaks välja tulema, mis ma eeldan, et võiks juhtuda järgmise kuu aja jooksul. Ja siis muidugi Crytost ei saa mainimata jätta. See on siis minu enda konto, mis on jooksnud eelmise aasta maikuust ja siin on näha, et praegu on selline väike jooksev miinus ees kuskil. Vahepeal käis ära siis -3000 peal ja siinkohal ma pean ütlema, et see -3000 seal ei pannud isegi silma pilkuma, sest et see on 20% kontost, see lihtsalt ajaga, see aeg, see 4 aastat, mis ma olen nüüd siin kauplemises olnud ja tegelenud nende asjadega, lihtsalt ma olen inimesena nii palju kasvanud, et see avatud tehingute miinus ei sega mind mitte karvavõrki. Ja see on ka selline hea koht iseenda jaoks, et kui sul tekivad mingisugused, ma ei tea, ärevus või hirm või midagi seoses sellega, kui on mingid avatud tehingud ja need on miinuses, siis tasub enda käest küsida, kui kaua ma olen selles olnud, mis tüüpi inimene ma olen, kas ma olengi selline, kes kardab hästi palju, milline minu suhtumine rahasse, kas ma peaksin seal asju kuidagi muutma, teistmoodi tegema. Ja siis loomulikult väga oluline küsimus ka, et milline on minu riskitase. Et kui ma jooksutan kõrge riskiga, et kui ma jooksutan neid tööriistu niimoodi, et ma näiteks kuu keskmine tootlus on, ma ei tea, 10-20%, siis võib ka olla see, et sa lihtsalt jooksud kõrge riskiga ja tuleks selle asemel, et riski kasvatada, hoopis konto suurust kasvatada, et numbriliselt oleksid kasumid suuremad, protsentuaalselt väiksemad, aga numbriliselt suuremad. Kui me nüüd räägime Crytose järgmisest versioonist, siis Crytose järgmises versioonis peamised muudatused ongi see, et ta ei ava enam tehinguid tipust ja ta ei ava enam tehinguid põhjast. Ja ta kasutab siis selleks lisaindikaatorid, hakkab kasutama siis nii-öelda liikuvaid keskmisi signaalide jaoks ja siis ta on ka Quantum Zone on ümber tehtud, kasutab 6 erinevat tsooni ja Quantum Zone'i on ka sisse ehitatud skaleerimisfunktsioon, ehk siis mida kaugemale ta sisenemisest läheb, seda väiksemaid tehinguid hakkab vastupidiselt võtma. Ja muidugi hedging ehk siis need vastupidised tehingud on väga oluline aspekt, sellepärast et see võimaldab Crytosel kasutada ka siis volatiivsemaid instrumente. Kuld läheb kindlasti turvalisemaks oma kasutamisega, mis tähendab seda, et sa saad riski hoida samal tasemel, mis ta sul praegu on näiteks, aga sa saad kasumit tõsta, samal ajal kui risk jääb siis samaks. Ja Crytose puhul täpselt samamoodi. Crytose puhul on võimalik siis hakata kasutama paare, mis liiguvad rohkem, mis on äkilisemad ja ettearvamatumad. Drawdown suures plaanis, vähemalt arvutuste kohaselt, võiks siis mis iganes seades sa praegu oled, et kui hedging sinna juurde panna, siis drawdown võiks jääda 2 korda väiksemaks, mis tähendab seda, et sa peaksid saama oma riski 2 korda tõsta, ehk siis 2 korda oma keskmist tootlust tõsta, jättes siis drawdowni samale tasemele, mis ta praegu on. Mis ta reaalselt olema hakkab, see selgub varsti. Hetkel on siis lansseerimise kuupäevaks 21. juuli. Testimine käib. Meie ülesanne on siis välja selgitada, millised seaded jätta
millised seadmed välja võtta, uued ja millised funktsioonid nii-öelda siis nagu ära peita, sest et seal on tõesti praegu, kui sul muidu oli võib-olla, ma ei mäleta, 15 või 20 rida seadeid, siis praegu on seal 3-40 vahel kindlasti, kui mitte rohkem. Ja et lihtsalt, et inimesed ei satuks segadusse, ei tekiks frustratsiooni kogu selle asjaga seoses, siis teeme selle asja niimoodi, et oleks võimalikult lihtne kõigile aru saada, mis seade mida teeb ja kuidas ta töötab. Ma isiklikult olen väga elevil sellest, et uus Brightose versioon välja tuleb, sest et Brightose arendaja, peaarendaja on ise öelnud, et selle versiooni, mis nüüd välja tuleb, peaeesmärk oli siis likvideerida see nõrk koht, mis on Brightosel olnud. Ärge saage minust valesti aru, Brightose on väga hea tarkvara, ta on väga hästi töötanud, aga ta vahel jääb nii-öelda trendile jalgu. Ehk siis ta võtab vahel mingisuguse positsioone sisse, kuhu sa jääd mitmeks kuuks kinni või pooleks aastaks, siis nüüd selle uue versiooniga see tõenäosus viiakse praktiliselt nullini. Täpsemalt siis saab juba rääkida nendest asjadest siis, kui see versioon on väljas ja saab nii-öelda näidata siis, mismoodi see täpselt töötab ja kuidas ta toimetab. Praeguseks minu poolt kõik. Kui sul on sõpru-tuttavaid, kes olid Market Hackers Estonia grupis ja on endiselt huvilised, siis loomulikult kutsu nad AP Forex Eesti kogukonda. Kui sul on sõpru-tuttavaid, kes ka toimetavad siin ja kasutavad neid tööriistu, siis kindlasti jaga neid videosi nendega, sellepärast et need videod on tegelikult olulised asjadega, on mõistlik alati ennast kursis hoida. Minu poolt tänaseks kõik, olge mõnusad ja siis järgmise video ehk saame juba teha siis päriselt ka laivis.